3. juuli on Valgevenes suur püha. Iseseisvuspäeva nime all tähistatakse 44. aasta Minski vabastamist Natsi-Saksamaa võimu alt. Meie viibisime seal veidi enne suurt püha ja nii õnnestus näha taevas paraadlennuks valmistuvaid õhuväelennumasinaid. Igasugu sõjatehnikaga kaunistatud nõukogudeaegseid monumente oli aga terve riik täis. Ilusa Valgevene looduse pinnal leidub selliseid militaarvigureid, tankid, lennukid, soomukid, mida iganes pea iga 100 kilomeetri tagant ja need ei ole täpselt mitte unustatud monumendid, vaid siin on ilusasti rohitud lilled ja ka valgustus on paika sätitud, nii et asja hoitakse ikkagi au sees. Rohkelt leidus ka mastaapseid monumente nõukogude vabastajate auks. Üks vägevamaid 3 tääki asus Vitebski võiduväljakul. Kohe selle kõrvale oli ritta seatud erinevaid sõjamasinaid, sealhulgas lennuk ja ka kopterid, mis Madisele kui tõsisele lennundushuvilisele silmarõõmu pakkusid. Ei lennukitega seda Mi-26 kopterit ei ole ma tõesti kunagi oma silmaga näinud. Mi-8 on televaatajatele kindlasti juba tuttav Eesti lennusalgast, kust mõni aasta tagasi maha kanti viimane. Aga jah, see konkreetne Mi-26 on tegelikult ju väga legendaarne kopter, lahingkopter, see on väga palju sõdinud ka Afganistani sõjas Nõukogude Liidu ajal, jah. Rauast võitlejad olid väljas kohe lõbustuspargi kõrval ja seega oli masinate seljas näha üsna palju noori huvilisi. Kui ma just alustasin seda visiiti siia platsile, siis ma just nägin, kuidas väiksed poisid oma rattad sinna väikse kopteri naela panid ja siiamaani nad on seal ja uudistasid väga suure põnevusega. Et ju siis erinevad generatsioonid saavad siit ikkagi sellist väikest kooli ja ainestikku, et ju see hoiabki seda meelsust. Üks mälestustahvel paljude teiste seast paistis oma olemusega silma ka nõukogude ajal elanud ja palju kiiksuga veidrusi taluma pidanud Artile. See on üks hämmastav tahvel, mida ma pole elu sees veel näinud. Et selle mälestustahvli alla on 8. juunil 1966. aastal siis on see surematuse kurgaan. Siia on siis pandud mingisugune testament või mingi siuke asi, mida tohib avada 2017. aastal Nõukogude võimu 100. aastapäeva auks. Ma tegelikult tean, mis seal on. See selgub, tähendab seda, et siit tuleb välja paber, kus öeldakse, et 2017. aastast võib hakata Valgevene arenema omasoodu. Tõelist Nõukogude armee vägevust ja hiilgust saime kogeda Minski külje all asuvas Stalini liini nimelises teise maailmasõja muuseumis. Koht on kui militaartehnika huviliste paradiis. Näha sai tehnikat alates teisest maailmasõjast kuni tänapäevani välja. No ütleme nii, et ma olen igasugustes sõjamuuseumites käinud, aga see on minu jaoks siin ikka tõsine tehnika kogum. Ma ei ole ühte kohta kogutud erinevat lahing ja pioneeritehnikad ja sellist pole näinud. Tõsiselt, see on uskumatu. Meile võib selline muuseumi nimi loomulikult olla natukene häiriv ja natukene jääb ka kummaliseks, kuidas siis Valgevene inimestele ei ole see häiriv, et muuseum, mille patroon on muideks president ise, kannab siis ühe massimõrvari nime, aga see selleks ja ilmekalt seda meelsust, mida siin lastesse sisendatakse, väljendas ka fakt, kui üks poisike istus siin tankitoru peal ja ütles emale, et ema, tee kiiresti pilt ära, muidu sakslased tulevad. See on muidugi päris huvitav lahendus, et me nimetame oma mõrvari või selle mõttes, et 20. sajandi, mitte oma mõrvari, vaid 20. sajandi ühe suurema mõrvari nimega nimetame muuseumit ja see on uhke ja siin käiakse ja siin on patriootlik kasvatus ja nii edasi, et me võiks ju siis ka täpselt samamoodi, sakslased võiks nimetada ühe kodaniku nimega, teha uhkeid muuseume, mis oleks täiesti mõeldamatu ju.
seda ei saa salata, et Natsi-Saksamaa poolt läbi viidud sõjakoledused Valgevenes on andestamatud, kuid kindlasti ei räägita seal tänapäeval niivõrd palju Nõukogude võimu poolt läbi viidud jõhkrustest. Kui aga minevikku mitte meenutada ja propagandast välja mitte teha, on Stalini liini muuseum külastamist väärt koht. Ehedas keskkonnas polnud sõjaaja ettekujutamine kuigi keeruline. Ja nüüd herne püssiga. Aga mina olen juhtima, et sina laskuma. Raha eest sai teha tiiru ka justkui sõjast rusutud aladel merejalaväe soomukiga. Mis sa vahid seal? Väga hästi on kuulda. Eesti poisid, tulge üle! Eesti poisid, tulge üle! Saate kõhud ette ja lõunas kätte. Just!